Ja nüüd me suundume viimase ettekandeni täna, mis on siis toetusmeetmed väiketootjatele ja meile esinema tuleb Kristel Maidre, põllumajanduspoliitika osakonna juhataja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist. Aitäh selle sissejuhatuse eest, et katsun siis anda sellise ülevaate sellest, et millised on siis rahalised võimalused nii tootmise, väärindamise kui ka turustamise arendamiseks ja kus siis väikesed põllumajandustootjad võiksid saada eraldi vahendeid. Aga enne kui ma lähen nende sekkumiste juurde ja nende meetmete juurde, mida ma lühidalt tutvustan, et ma astuksid sammu tagasi ja tuleks eesmärkide juurde. Et meil oli eelmisel nädalal üks hästi vahva kohtumine ettevõtjatega ja seal tekkis küsimus, et mis meil üldse eesmärk on. Et seda meie põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava sellist suurt visiooni, seda tõenäoliselt teatakse rohkem, aga seda alameesmärki, milleks on siis tark ja kestlik põllumajandus, toidutootmine ja maaelu areng ning ohutu toit ja hoitud keskkond, ehk siis seda eesmärki võib-olla teatakse natuke vähem. Aga see on just see eesmärk, milleks ka meie tegevussuund siis põllumajandussaaduste tootmine, väärindamine ja turustamine tegelikult panustab. Nüüd meil eelmisel aastal sai Maaülikooli poolt valmis ka roheülemineku teekaart 4 põllumajanduse ja toidusektori valdkonnas, kus on ka ära toodud siis see, mis võiks olla siis Eesti toiduvisioon tarneahelast aastaks 2035 ja kuhu me tegelikult juba täna oma sekkumistega panustame. Ja selles visioonis on toodud siis see, et Eestis toodetakse toitu kestlikult ja vähenema kliima ja keskkonna jalajäljega. Meie loodusressursid on hoitud ja me pakume ökosüsteemi teenuseid ja samamoodi meie toidutootjad tegutsevad tõhusalt, teevad koostööd. Meie toiduohutus on kõrgel tasemel ja ka toidu kvaliteet on väga hea ja ka ringbiomajanduse digilahendused on saanud tavapraktikaks. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas on veel jätkuvalt omad eesmärgid. Et siin on toodud siis selle eesmärkide süsteem, et on 3 sellist suurt eesmärki, milleks on siis tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis on sellise majanduspoole eesmärk, siis on keskkonna ja kliimaeesmärgid ja viimaseks on siis sellised sotsiaalmajanduslikud olukorda parandavad eesmärgid. Ja selline sektori ülene eesmärk on see, et me peaksime siis oma põllumajandussektorit kaasajastama just läbi teadmiste, innovatsiooni ja digiülemineku. Ja siis on olemas ka veel 9 erieesmärki, millest 3 esimest siis panustavad just sellesse, et tagada õiglane sissetulek põllumajandustootjatele, suurendada konkurentsivõimet ja tagada siis tarneahela tasakaal. Ja järgmised on siis need, mis panustavad kliimasse ja keskkonda ja viimased siis põlvkondade vahetusse, elujõulistesse maapiirkondadesse ja toidu ohutusse ja kvaliteeti. Ja siin on siis nüüd näha see, et kuidas siis ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava selle perioodi eelarve jaguneb. Ehk meil on seal kasutada siis 1,6 miljardit eurot. Ja sellest kõige suurem osa läheb siis esimesse eesmärki, mis on siis sissetulekute toetamine ja siis 28% läheb keskkonna- ja kliimameetmetesse. Ja 98 miljonit läheb selleks, et siis konkurentsivõimet suurendada ja 47,5 miljonit selleks, et siis tarneahelat tasakaalustada. Et rõhutan just neid siin, sest et kui täna on meie teemaks siis tootmine, väärindamine ja turustamine, siis seal on siis peamised meetmed, mis nendesse eesmärkidesse ja arendamistesse siis panustavad. Et meie strateegiakavas on kuskil üle 50 meetme ja sekkumise. Et olen siia siis kokku toonud just need, mis siis tootmis, väärindamist ja turustamist arendavad. Ehk siis tootmise poole pealt on väga suur osa pindala ja loomatoetustel, aga samuti erinevatel investeeringutoetustel ja ka noorte põllumajandustootjate toetusel. Väärindamisse me samamoodi palustame läbi investeeringutoetuste nii toiduainete tööstustesse kui ka siis bioressursside väärindamisse. Ja turustamisse panustavad siis lühikesed tarneahelad, kvaliteedikavad, meie enda riiklik turuarendustoetus, samamoodi Eesti toiduvisiooni dokumendide raames tehtavad tegevused ja ka Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeede.
Ja siia alla on toodud eraldi veel siis koostöö ehk siis selline tarneahela ülene koostöö, mida siis tehakse läbi tootjaorganisatsioonide ja ühistuliste investeeringute. Ja ma arvan, et tegelikult eramussekkumisi, mis siin on ka välja toodud, on neid, mida tänases arutelus ka ettevõtjad on ära maininud, kus tegelikult on nad tuge ja arendustegevusi siis oma tootmisesse saanud. Kui nüüd tootmisega edasi minna, siis väga suur osa rahast lähebki siis sektorisse läbi pindala- ja loomatoetuste. Ehk siin on siis toodud 23 erinevat sekkumist, mis sellel aastal siis ka rakenduvad, et need juba rakendusid ka eelmisel aastal. Et jagunevad siis need siis esimese samba otsetoetusteks ja teise samba maaelu arengutoetusteks ja kokku me siis läbi nende skeemide maksame sektorisse sellel aastal 131 miljonit eurot. Nüüd edasi minnes investeeringutoetustega, siis võib-olla väikeste põllumajandusettevõtete arendamise investeeringutoetus on just see, mis on eelkõige suunatud väikestele ja seal selleks sihtrühmaks ongi siis ettevõtted, kelle käive on siis kuni 250 000 eurot. Ja see meede on meil plaanitud avanema juba selle aasta sügisel. Ja seal on tegelikult 2 sihtrühma. Et ühed on siis need, kes juba tegutsevad põllumajandusettevõtted ja teised on siis need, kes tegelikult põllumajandusliku tegevusega esimest korda alustavad, aga nad ei lähe ka noortemeetmesse, sest nad on vanemad kui 40-aastased. Ja toetatavateks tegevusteks on siis nii ehitiste ehitamine kui ka siis erinevate masinate ja seadmete soetamine ja saab osta ka mitmeaastaseid taimi, et istandusi siis rajada. Ja toetuse määr on siin natuke kõrgem võib-olla kui tavapärastes investeeringumeetmetes, et siis kuni 85% abikõlblikest kuludest ja 100 000 eurot on siis see toetuse summa, mida siis programmperioodi jooksul saab siis taotleda. Ja toetuse eelarve on siin 22 miljonit eurot ja kõiki neid toetusi hinnatakse, võttes arvesse siis erinevaid hindamiskriteeriume, mis jagunevad siis majanduslike arengut ja koostööd suunavate, keskkonda panustamist suunavate ja varustuskindluse sotsiaalmajanduslike hindamiskriteeriumite alusel, et sealt tekib siis see paremusjärjestus, mille järgi siis hakatakse taotlusi rahuldama. Nüüd eraldi on meil veel põllumajandustootjate investeeringute meede, kus siis on, mis siis tegelikult, kus on võetud suund siis selleks, et soodustada sellist ressursitõhustust sektoris, vältida erinevate jäätmete ja heitmete teget ja vähendada ka kasvuhoonegaaside heidet. Ja siin on siis sihtgrupiks ettevõtjad, kelle oma toodetud põllumajandussaaduste müügitulu on olnud siis vähemalt 10 000 eurot. Aga need investeeringud peavad siis panustama väga selgelt nendesse 5 välja toodud eesmärki. Ehk siis me oleme seda sekkumist ettevõtjatega kujundanud ja välja selgitanud siis ka need, et millised oleksid siis need investeeringud, mis siis tõesti kliimamuutuste leevendamisse panustavad või vee ja õhukvaliteedi parandamisse või siis elurikkuse ja muldade kaitsesse ja loomade heaolusse ja ka biohutust suurendavad, et siin ma üksipulgi neid seadmeid välja ei hakka tooma, aga just siin selles meetmes on jah oluline, et nendesse eesmärkidesse siis panustada rohkem. Ja siin on toetuse määraks siis 50% abikõlblikest kuludest, aga loomakasvatushoonete puhul on see 60% ja need ettevõtjad, kes on siis lähevad noore ettevõtja kategooriasse, et nemad saavad siis kuni 70% abikõlblikest kuludest. Ja siis toetuse suurus programmperioodi jooksul on siin 1 miljon eurot taotleja kohta ja kogu siis toetuse eelarve on 50 miljonit eurot. Ja samamoodi toimub hindamine ja eelistatakse siis neid ettevõtjaid, kes on majanduslikult jätkusuutlikumad ja kes siis panustavad rohkem arengule ja koostööle ja samamoodi keskkonda. Lähme edasi väärindamise sekkumistega. Et siin on siis toidutööstuste investeeringute meede ja see meil on plaanitud avanema järgmise aasta alguses ja siit võib siis toetust saada majanduslikult jätkusuutlikud ettevõtjad, kelle põhitegevusala on siis toiduainete ja joogi tootmine ja eesmärk on siis selle meetmega samamoodi siis tõsta ettevõtete majanduslikku võimekust ja konkurentsivõimet, aga samuti aidata siis kaasa keskkonna ja kliimaeesmärkide täitmisele.
ja need tegevused ongi siis suunatud selleks, et siis vähendada negatiivset keskkonnamõju, suurendada siis ettevõtetes digitaliseerimist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja tõsta ka majanduslikku võimekust ja konkurentsivõimet. Ja siin selle eesmärgi all siis tegelikult saavad toetust taotleda ka põllumajandustootjad, kes siis alustavad töötlemisega või kes on siis väike mikrotootjad ja tahavad oma tegevust laiendada. Siin on toetuse määraks 50% abikõlblikest kuludest. See maksimaalne toetuse summa programmperioodi jooksul on sama, mis on ta sellel programmperioodil olnud, ehk siis 3,5 miljonit eurot ja sekkumise eelarve on siis 45 miljonit eurot. Ja see siis jaguneb väikeste ja mikro- ja väikeettevõtjate vahel ja keskmise suurusega suurettevõtjate vahel. Ehk siis ka ettevõtete hindamine toimub selles kahes grupis. Ja arvestatakse siis hindamiskriteeriumites nii majanduslikke hindamiskriteeriume kui ka keskkonnaeesmärkide täitmist, varustuskindlusesse panustamist, koostöö tegemist, aga ka välisturule müüki ja konkurentsivõime jätkusuutlikkuse suurendamist. Ja väärindamise juures on ka üks uus meede, mis sellel aasta lõpus või siis järgmise aasta alguses avaneb, on siis bioressursside väärindamine ja see on just suunatud selleks, et siis kõrvalsaaduste ringlussevõtt oleks siis suurem. Ehk siis sellise ringbiomajanduse lahenduste toomine sektorisse suureneks. Ja see on suunatud siis mikro- ja väikeettevõtetele, kes siis tegelevad nii taime- kui loomakasvatusega, aga ka siis toiduainete tootmisega. Ja siin on toetuse määraks siis 45% ja toetuse suurus on siis kuni 200 000 eurot ühe taotleja kohta ja see meede on iseenesest suhteliselt väikese eelarvega, et kuni 3 miljonit eurot. Jõuame siis turustamiseni. Siin turustamise osas on päris mitu meedet, mis tegelikult on täna ka siin aruteludest läbi käinud, et alustame siis lühikestest tarneahelatest ja kohaliku turu arendamisest. Ehk siis see sekkumine on meil plaanitud avanema ka kuskil järgmise aasta alguses ja eesmärk on siis just neid lühikeseid tarneahelaid arendada, et siis oleks võimalikult vähe siis vahendajaid ettevõtja ja siis tarbija vahel. Ja samamoodi tahame selle meetmega siis toetada nii põllumajandussaaduste turustusvõimalusi kui ka uute turgude avamist. Ja võib siis teha väikesemahulisi investeeringuid, aga ka teavitus- ja müügiedendustegevusi. Teavitus-müügiedenduste tegevuste alla lähevad siis nii see informeerimine sellest uuest müügikanalist, aga ka laatadel ja müügiüritustel osalemine või siis ka nende korraldamine ja ka erinevate kontaktürituste korraldamine siis selleks, et tarneahela erinevaid osapooli siis kokku viia. Ja siin on siis toetuse määraks investeeringute puhul kuni 50%, aga teavitus- ja müügiedenduste puhul on siis see toetuse osa natuke suurem, et kuni 70%. Ja selleks, et seda toetust siis saada, tuleb teha kuni 3 aasta pikkune projekt. Ja selle projekti miinimumsuurus on siis 5000 eurot ja maksimumsuurus, mida me projekti kohta maksame, on siis 150 000 eurot. Ja kokku on siis selle sekkumise eelarve meil 6 miljonit eurot. Ja taotlejad, nagu see on iseenesest koostöömeede, ehk seda ükski ettevõtja üksi taotleda ei saa, et selles projektis peab osalema siis vähemalt 2 põllumajandustootjat või siis võivad tulla toetust taotlema ka sellised koostöövormid, kuhu on siis kaasatud vähemalt 2 partnerit. Aga seda toetust võivad taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid, et nendest ma mõne hetke pärast ka räägin. Või siis ka mittetulundusühingud ja tulundusühingud, kes siis tegutsevad toiduainete tööstuse ja põllumajandustootmise ja turustamise valdkonnas ja kes siis tegelikult ka seda valdkonna edendavad. Ja toetust saavad taotleda ka sellised mittetulundusühistud, mis on siis maaturismi või kulinaaria ja toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsevad ja ka nendel peab olema siis eesmärk see, et nad seda valdkonda edendavad. Ja siin on ka siis ära toodud veel erinevad toetatavad tegevused
ehk siis sellised väikesed investeeringud, et milleks võib siis toetust taotleda, kas siis erinevad seadmed või sisseseadmed või ka siis lao- ja müügipindade üürimine ja rentimine või siis ka nende parendamine läheb selle sekkumise alla. Ja kui on vaja siis osta siis ka erinevaid välitelke või siis neid üürida ja rentida, et ka need on selle meetme raames siis toetatavad. Ja toetatavad on ka erinevad tarkvaralahendused või ka siis, kui on vaja, siis ka erinevate litsentside ja kasutusõiguseid võib selle raames siis osta. Ja tegelikult me finantseerime ka selle projekti juhtimise ja haldamisega seotud kulusid teatud määral. Kvaliteedikavad. Kvaliteedikavad on siis sellised kavad, mille raames siis tegelikult toetatakse või mille eesmärk on siis toodete sellist paremat kvaliteeti või siis eriomadusi rohkem esile tuua. Ja on olemas siis Euroopa Liidu kvaliteedikavad ja riiklikult tunnustatud kvaliteedikavad. Euroopa Liidu kvaliteedikavad on eelkõige need, mis on siis mahelogo kannavad, aga on ka siis olemas veel kaitstud päritolu nimetused ja garanteeritud traditsioonilised tooted. Neid kahte nüüd Eestis ei ole, aga meil on olemas siis kaitstud geograafilised tähised ja neid on meil 2 tükki. Et on olemas siis sõir ja Estonian vodka. Ja riiklikult tunnustatud kvaliteedikavad on siis Rohumaa veiseliha tootmine ja biosfääri programmi alla Rohumaa veiselammas. Ja kvaliteedikavade puhul meil on 2 sekkumist, et esimene on siis kvaliteedikavade arendamise toetus. Et siin siis saavad toetust just need meie 2 tunnustatud kvaliteedikava. Ja nad saavad teha siis erinevaid arendustegevusi ja maksimaalne toetuse summa aastas on siis 100 000 eurot ja siis saab esitada kuni 5-aastase tegevuskava. Ja toetatakse siis erinevaid koostöökulusid, kontrollikulusid, aga ka erinevate infopäevade korraldamist, täiendkoolituste korraldamist ja ka konverentsidel ja õppereisidel osalemist. Ja ka siin on ka projekti juhtimise ja haldamisega seotud kulud siis toetusõiguslikud. Ja teine sekkumine, mida me siis kvaliteedikavade raames toodetud toodete puhul oleme välja töötanud, on teavitus- ja müügiedendustoetus. Seda saab siis teha nii nendele toodetele, mis on meie riiklike, kui ka Euroopa Liidu kvaliteedikavade puhul. Ja see sekkumine avaneb selle aasta lõpus. Ja saavad siis taotleda siis nende kvaliteedikavade tootjad või töötlejad ja nende koostöövormid. Ja siin on siis maksimaalseks toetuse summaks siis 150 000 eurot ühe projekti kohta. Ja toetatakse siis ka nii messidel osalemist kui ka nende korraldamist, erinevate turundusürituste korraldamist. Ja ka teavitustegevusi, et siis erinevaid kampaaniaid ja reklaame ja võib teha ka turu-uuringuid ja ka projekti juhtimise ja haldamise kulud on teatud osas siis toetusõiguslikud. Ja nende 2 meetme peale kokku siis on meil programmperioodi jooksul kasutada 4 miljonit eurot. Meie enda riigieelarvest rahastatav on siis turuarendustoetus. Et seni on seda igal aastal makstud, ehk küll viimastel aastatel on siis see suunatud just välisriigis toimuva messil osalemise korraldamise peale ja ka virtuaalselt toimuva turundusürituse korraldamisele. Et varasemalt oli ta ka riigisisestele tegevustele, aga praegu seda enam ei ole, nii et me sealt toetame siis tõesti neid tegevusi, mis on suunatud siis välisriigis toimuvale ja siin saavad siis, see on ka koostöömeede, et siin saab siis toetust taotleda nii selline mittetulundusühing, kes siis on just toiduainete tootmise ja toiduainete töötlemise valdkonnas siis selle valdkonna edendamisega tegeleb, aga ka siis tunnustatud tootjarühmad ja tootjaorganisatsioonid. Siis Eesti toidu tutvustamist ja müügiedendust me tegelikult teeme ka Eesti toidu visioonidokumendi raames tehtavate tegevustega. Et siin on siis toodud välja 2 tegevust, et iga aasta septembris meil toimub Eesti toidu kuu,
kus siis on tavapäraselt juba üle 30 toidusündmuse üle Eesti, mida me siis Eesti Toidu lehele kokku koondame. Me teeme sinna teavituskampaania, et siis väärtustada just sellist kohalikku tootmist ja toidukultuuri. Ja sellel aastal on ka siis suund sellele, et juhtida tarbijate tähelepanu just sellisele säästlikule tarbimisele ja läbimõeldud tarbimisele. Igal aastal me oleme valinud ka toidupiirkonda ja selle aasta toidupiirkonnaks on Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. Ja see toidupiirkonna konkursi korraldamise eesmärk ongi siis see, et me saame pakkuda siis sellele kohalikule piirkonnale ja toidutootjatele siis võimalus turustada siis oma tooteid ja ka tutvustada oma kodukanti läbi siis toidukultuuri ja ka sellise toiduturismi kaudu, et siis edendada seda nii toodete kui ka teenuste väljatöötamist. Siis turundamisse tegelikult panustab ka Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeede. Aga seda meil ei ole väga palju kasutatud. Ja see iseenesest seda saaksid kasutada nii sektori esindusorganisatsioonid kui ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid, ehk see on ka väga selgelt selline koostöömeede, mille raames siis saab esitada kuni 3-aastaseid teavitus- ja müügiedendusprojekte. Et on olemas siis nii lihtprogrammid kui ka multiprogrammid, ehk lihtprogrammid on siis need, kus ühe liikmesriigi taotlejad esitavad siis selle tegevuse selleks, et siis teha seda Euroopa Liidu siseturul, aga multiprogrammid on siis selleks, et siis esitada siis mitme riigi puhul koostaotlus ja ka teha seda siis ka nii Euroopa Liidu siseturul kui ka kolmandate riikide turgudel. Ja toetuse määrad on lihtprogrammide natuke väiksem, ehk 70%, multiprogrammide puhul on see natuke suurem, ehk siis 80%. Et sellel aastal on meil üks taotlus sinna küll esitatud ja siis siin peaks enne sügist siis selguma, et kas see siis saab ka rahuldatud või mitte. Ja viimaseks osaks siis tutvustakse sellist koostöömeetmeid, ehk siis tunnustatud tootjaorganisatsioonid. Et tunnustatud tootjaorganisatsioonid on siis sellised tulundusühistud, kes siis vastavad teatud tingimustele. Ja tegelikult läbi nende tunnustatud tootjaorganisatsioonide saavad ka väikesed ettevõtjad nii-öelda suureks. Ehk siis see tootjaorganisatsioon on siis just loodud tootjate algatusel ja ta siis koosneb konkreetse põllumajandussektori põllumajandustootjatest ja siis ta tegeleb siis vähemalt ühe tegevusega, et tegelikult võib ta tegeleda ka mitmete tegevustega, ehk siis võtta võimalikult siis palju sellist üldiseid tegevusi ettevõtjatelt ära, ehk kas siis ühise töötlemisega, ühise turundamisega, ühise pakendamisega või märgistamisega, aga võib ka teha sisendite ühishankeid. Ja tootjaorganisatsioonidele me oleme siis välja töötanud arendamise toetuse, mille eesmärk ongi siis nende tunnustatud tootjaorganisatsioonide juhtimisvõimekust tõsta ja seeläbi siis tagada nende selline kestlik areng. Ja selle meetme puhul siis vähemalt 30% nendest arendustegevustest peab olema siis suunatud keskkonna, kliima ja innovatsiooni alasteks arendustegevusteks. Ja selleks siis tuleb esitada ka tegevuskava. Ja tegevuskavad on siis kuni 3-aastased, kus siis kirjeldatakse ära nii need keskkonna, kliima ja innovatsiooni tegevused kui ka muud arendustegevused, mis siis on vajalikud juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Ja toetuse suurus arvutatakse siis müügitulu alusel ja see on siis 10% taotlusel eelneva aasta müügitulust, aga mitte rohkem kui siis 100 000 eurot. Ja toetussumma siis aasta-aastalt väheneb. Ja kogu selle eelarve on meil siis 2,45 miljonit eurot sellele toetusele selle programmperioodi jooksul. Ja meil on see meede nüüd avanes juba eelmisel aastal ja meil on täna tegelikult 6 tootjaorganisatsiooni, kes siis erinevaid tootjaid koondavad. Ja järgmisel aastal on meil plaanis avada ka sekkumine siis ühistulisteks investeeringuteks,
kus siis saavad toetust taotleda nii tulundusühistud kui ka siis tunnustatud tootjaorganisatsioonid. Ja selle eesmärk on siis just soodustada ühistegevust läbi siis tootmise ja töötlemise, ehk siis selles sekkumises võib siis taotleda toetust mõlemaks etapiks. Ja eesmärk on just see, et siis põllumajandustootjate positsioon tarneahelas võiks paraneda. Ja nende tootlike ja roheinvesteeringute alla, mida siis selles tegevuses saab taotleda, lähevad nii masinad kui seadmed, erinevad ehitised, aga ka uute toodete ja kõrvaltoodete väljatöötamine, tootmisprotsesside uuendamine ja lisandväärtuse andmine siis kõikides tootmise etappides, ja ka tootmise digitaliseerimine, nii nagu ka eesmärkides oli välja toodud, et see on ka üks eesmärk. Ja siin on siis toetuse suuruseks või toetuse määraks siis kuni 50% abikõlblikest kuludest ja minimaalselt on siis toetussumma ühe taotluse kohta 150 000 eurot ja maksimaalselt siis me saame toetust anda programmperioodi jooksul kuni 2,5 miljonit ühe taotleja kohta. Ja selle sekkumise eelarve on siis 20 miljonit eurot ja ka siin toimub hindamine. Ja hindamisel, nii nagu strateegiakavas juba täna kirjas on, siis eelistatakse just neid ettevõtteid, kes siis on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas või siis kes toodavad mahepõllumajanduse tooteid. Ja tegelikult sellega selline kiire jalutuskäik läbi nende sekkumiste sai läbi. Ehk siis ma arvan, et need sekkumisi on piisavalt selleks, et leida siis lahendused erinevate suurusega ettevõtjatele ja erinevatele väljakutsetele, mis tegelikult siis nii tootmise, väärindamise kui ka turustamise etapis siis ees seisavad. Aitäh! Aitäh Kristelile selle väga kiire, aga väga sisuka ülevaate eest. Et ma usun, et iga tootja sai endale midagi siit kõrva taha panna.